Welcome to Soulcast Podcast. My name is Hendrik. I'm here to discover the unknown and bring you with me on this adventure by speaking my truth and being inspired by others. Fuck yeah. 1, 2, 3. Arvi, tere! Tere! Rõõm sind niisugusel ilusal hommikul näha. Sinuga jälle kohtusime EcoShopis, Ecopoes vanalinnas ja jutt hakkas voolama. Misha viis meid kokku ja ütles, et kuule, te peate omavahel kokku saama, rääkima oma plaanidest ja asjadest. Ja siis tuli välja, et härra Arvi on töös niisuguse kultuuriklubiga nagu Vinkel, kus ma olen enda aega ka sisse pannud ja hästi palju möllu pannud ja tore näha niisuguseid kommuune nii-öelda otse vanalinna südamest välja sirgumas. Et see on enam see, keda ma nüüd olen õppinud tundma ja hästi müstiline ja huvitav inimene tundud. Et tore sinuga siin vestelda. Ja, aitäh kutsumast. Et ja meie kohtumine oli tõesti huvitav. Et see Misha, kes seda siis ökopoodi peab, käiski meil seal Vinklis siis asja uurimas ja paluski kutsus tutvustama nagu enda poodi ja seal sa olid. Samamoodi ladus mulle ette, et peame kohtuma. Võt. Väga huvitav, kuidas sinu taga käivad mingid asjad juba, et sa pead tulema ja siis saad kokku ja siis tõesti nagu inimene tundis ära, et mingisugune nii-öelda mõtted on seal taga meil kokku saanud. Et... Millega sa nagu tegelenud oled siis, kui et siia jõuda? No, ütleme niimoodi, et siia laua taha jõudmine, see protsess hakkas pihta enam-vähem aasta tagasi, siis kui mul hakkasid just Eesti elus väga suured muutused toimuma. Et korraldasime naisega ühe sõbrapäevapeo maal kodus väikse grupiga ja siis enne seda sõbrapäevapidu hakkas juba tunne tekkima, et sealt hakkavad mingid siuksed kuidas üle universumilised ühendused tekkima inimeste vahel, mis viib meid edasi mingite suurtemate tegudeni, et me hakkasime ise nagu avatud olema sellele, mis universum ette annab. Ja siis sinna sõbrapeole meile maale koju tulidki juba siuksed inimesed, kelle kaudu tekkis uusi ühendusi, tänu millele ma olen nüüd siin, et siis tuli edasi järgmisi üritusi tänu nendele inimestele, kus me kohtusime veel uute inimestega. Siis tulid need koroonavärgid peale. Istusime maal veel lukus. Töödega midagi polnud. Hakkas juba paanika tekkima vaikselt, kas saab üldse mingit tööd või ei saa. Aga siis oli ikka surusime lahti, et universum annab, ootame, võtame vastu. Ja siis, kui sügis kätte jõudis, siis tuligi Vinkel ja siis tulid sina ja nüüd ma istun siin laua taga aasta aega hiljem. Päris müstiline praegu tegelikult mõelda. See on tegelikult väga imelik. Need seiklused kuskil niisugustesse kohtadesse, kus paljud inimesed ei ole ja hakkabki mingist peost, ma mõtlesin ümber, tahaks mingit teistmoodi. Ei usalda meie universumit, ei ahitab juba kontrollist, usaldame see järsku kasvab välja. See on ja kunagi nagu noorena eriti vaata sunnitakse peale või nagu, et sul peab mingi plaan olema, et lõpetad kooli ära, lähed teed midagi siukest ja siis sul peab mingi asi juba paberil kirjas olema või mingi unistus peab sul olema. Aga nagu jah, eelmise aasta alguses siis sõbrapäeva aega saingi aru, et nagu või ma teadsin ennem, et peab universumile avatud olema, vastu võtma,
aga siis ma nagu hakkasin aru sellest saama. See on nagu teine asi, et üks on teadmine, teine on arusaamine. Ja siis kuidagi hakkas see vool toimuma. Ja järjest lihtsam on nagu lasta sellele voolu toimuda, siis toimub ka järjest suuremaid asju. Julgus on ka selle taga, et sa oled julge ikkagi võtta vastu see teadmatus. Jaa. Sest universum, sa ei tea ju seda, see on ikkagi see suur teadmatus. Et ongi jah, et ka see sama universumi vool, mis sa siis nagu vastu võtad, mis sa endast läbi lased, see kõige heaga tuleb ka halbu asju. Et nendega peab ka arvestama, et need tulevad ka. Et see ei ole ainult hea. Jaa. Et see on niisugune seiklus. Jaa. Kas need inimesed, kes sealt nii-öelda peole tulid, olid nagu nii-öelda spirituaalsed, mingisugused šaamanid või? Ei. Okay. Et ma ise ka nagu, et mul üks jalg on selles spirituaalses maailmas, teine jalg on reaalses maailmas, et ma ei ole mingi hullult spirituaalne või midagi siukest ja samas ma ei ole ka mingi räme realist, aga mulle meeldib mõlemist maailmast võtta mingeid neid elemente, mis mulle sobivad ja siis enda kuidagi teed seal, et ma ei suuda näiteks väga spirituaalsete inimestega kaua ühes ruumis olla. Ma mõistan nende võlusid ja asju, aga peale mõnda aega ma okei, aitab. Tasakaal leidnud nende kahe vahel. Jah. See on tähtis. Muidu tõesti kaod ära nagu mõlemale poole. Et vaadake, et mõni inimene, kes tegelebki hullult mingi spirituaalsete asjadega, see on kogu aeg on siukene nagu naeratus näos, on siukene, tekib siukene nagu fake võib-olla, et kõik on kogu aeg hästi mingi, ei ole, et sa pead tunnistama seda ka vahepeal, et sitasti ja minu arust peab ka seda mitte ainult endale tunnistama, endale sa võib-olla suudad tunnistada enam vähevel, lähed koju, aga siis lähed välja, teed ikka siuke, kõik on hästi, ei ole. Vahepeal ikka päris sitasti ka ja seda peab ka tunnistama ja teistega rääkima. Ja no vahepeal ongi see, et kui sa nii-öelda näpuga näitad selle asja poole, mis nagu valesti on, siis ta hakkab alles muutuma. See on nagu praegu maailmas toimub, minu meelest on nii, et nagu keegi taha nagu pointida selle elevandi poole, et nagu näed, vaata selle elevandi, ei ole nagu, las ta olla seal, me ei märka seda, siis äkki see läheb ära. Et inimesed ei taha tunnistada seda elevanti on seal. Ja nii-öelda, see on palju meis ka, et näed, see on mingi emotsionaalne elevant on meie sees, mida me ei pane nii-öelda rõhku sellele. Ja siis kui me lõpuks paneme, ma saan muuta seda. Ja vahest ja sa võid toita ka seda sama nõnda nimetatud elevanti enda sees, siis kui sa ei pööra tähelepanu sellele, siis ta kasvab sul ise keskis, siis sa ei ohjelda seda. Siis need halvad asjad, mida sa ignoreerid, saavad oma keskis kasvada ja areneda ja siis ükskord tulevad välja, siis sul maailm kokku. Ave Lindberg ütles jumala hästi, et kui sa hakkad enda sissepoole vaatama, siis sa suurem osa tõenäoliselt näed seal lihtsalt ühte väikest ennast, lihtsalt tahab seda tähelepanu. Lihtsalt palun vaata mind, nagu algus oli ja siis lõpuks vaatad seda, et ma tahan tähelepanu. Ja tegelikult mõnes mõttes ongi nii, me jätame ennast nagu ilma nagu tähelepanut, siis nagu lihtsalt tundub, et see on monster siin taga. Tegelikult on lihtsalt väike sinu alateadvus. Aga liiguks edasi siis sinu selle kõige ägendamale projektile, mis sa oled nüüd ehitanud siis suvest või sügisest saati? No jah, et siis kultuuriklubi Vinkel, oleme siis seda, ma arvan, et me võin öelda, et me oleme ikka suht algusjärgus sellel, et Suurkarja 8 ruumides siis mõnus võimas ajalooline hoone, mille esmamainimine on 15 sajand, 1400 midagi, aga arvata on, et see maja hakati varem ehitama, et vanalinn nagu, me ei tea ju, millal need esimesed kivid seal laoti.
et siis seal keldrivõlvide all ja suure aatriumiga ruumis oleme siis alustamas kultuuriklubi Vinkliga. Mina olen seal novembris saati tegutsenud juba ja nüüd enne koroona või enne seda viimast lockdowni, enne aastavahetust saime 1,5 kuud lahti olla, saime juba endal mingi kliendibaasi. Vaikselt inimesed teavad nime juba, nüüd oleme nädal aega, 1,5 nädalat uuesti lahti olnud ja päris huvitavaid inimesi käib läbi ja teeme huvitavaid asju. mis need suuremad üritused on olnud? Ongi eelmine aasta sai veel, me tegeleme üldse hästi laia ampluaaga üritustega, et meil on seal kunstinäituseid, valgusshowsid. Üks nädalavahetus oli meil ka sükene mini tehnomuusikafest, kus oli terve maja oli korraliku vaibakloppimismuusikat täis. Ja samas on ka meil live muusikaõhtud, kus saavad kolmapäeviti inimesed jammima tulla lihtsalt oma lugusid esitada, mis iganes sükene kerge vabalava vorm. Jah, midagi. Luuleõhtuid on olnud, stand-up komedeid, kõike. Ja plaanime ka edaspidi ka igasugu huvitavaid asju teha, mingi filmiõhtuid ja kutsume huvitavaid inimesi ettekandjaid rääkima ja kuidas see nii-öelda protsess sinule on olnud pingeline? Jah, väga pingeline, et kui ma läksin sinna alguses, see oli siis ütleme 2 kuud enne meie esialgset avamist. See maja oli tühi, lihtsalt tühi. Ettevõte, mis siis seda haldab, seda kultuuriklubis oli veel loomata. Ja kõik oli alles täiesti null. Ja siis Sander, kes on siis meie eestvedaja seal, tema oli seal üksi sel hetkel selle asjaga toimetamas. Ja siis liitusime mina ja Risto järk-järgult juurde sinna. Tegelikult mind kutsuti sinna appi ehitama, et tehakse kultuuriklubi, et tule aita ehitada, mingi ehitustöid tegema. Ja vabalt suvi läbi tööl olnud, ootasin oma universumi kutset ja astusin kultuuriklubisse sisse ja ütlesin, siia ma jään. Sander alguses üritas nagu moosida, et kas ma tuleksin ka, ütlesin ei, et ma olengi juba siin, vaata. Astusin ukse sisse ja leidsin enda koha lihtsalt. Ja see protsess on pingeline olnud, et hästi palju on pidanud õppima mingit turundust, asjaajamist, hästi nagu siukest inimestega suhtlust, et sa pead inimesi otsima ja suhtlema nendega. Et see on kuidagi raskelt tulnud. Ma ei ole elu sees väga siukene tegelikult mingi seltskonnas jutuvesti olnud, et siis on mingit uusi külgi pidi endas avastama ja avama. See on siukene enesekasvamise protsess ka, enesekasvatamise, võiks öelda isegi. Peab endal ka näpuga järgema, kohe, sa pead nüüd seda tegema. Et enesedistsipliini ja siukest asja on tohutult kasutada. See tuleb ainult kasuks tulevikus. Jaa, võtangi ka koolina seda, et me kunagi ei tea, mis maailmas toimub, et alguses see asi tundus veits kahtlane, kas meil hakkab see kultuuriklubi seal tööle või mis vormis aga siis ma võtsin alguses peale enda siukse suhtumise, et see on minu üks kool, et kõik kogemused, mis ma saan sealt, isegi kui see täiega pekki läheb, midagi läheb täiega halvasti, et mul on juba pagas olemas, millega ma saan juba uusi asju ja uusi ettevõtmisi teha. Et see on kuidagi ei julgenud vanasti võtta mingid siuksed alustada ettevõtmisega või ettevõtlusega
teha mingit oma asja nii suurelt, et kogu aeg on see mingi hirm. Mis siis saab, kui läheb pekki. Aga nüüd on kuidagi saanud üle sellest, julgemaks muutunud. See hakkaski siis sellest aasta taga sõbrapäevast vihti. Jaa. Et ju rohkem julgem olla ja... Jah, vastuvõtlikum. Vinkli nimest rääkides, et kus see Vinkel tuli? See on huvitav küsimus ja ega meil vist väga otsest vastust ei olegi, et see nimi käidi välja juba enne mind, kui mina selle kultuuriklubi Vinkliga liitusin. Et Risto pakkus üks esimesi nimepakkumise voorusi, mis meil oli, pakkus selle nime välja. Siis ta ei tundnud nagu väga, et meile sobiks ja siis meil oli 1,5 kuud järjest lihtsalt tegime erinevaid nimesid ja värke ja siis igal natusega tagant jõudsime uuesti sinna Vinklini tagasi. Keegi ei tea ka täpselt miks. Ja siis lõpuks oli juba, pidime selle ettevõtte tegema, mis sellega kohaga hakkab siis toimetama. Ja siis meil oli vaja juba teha need Facebooki lehed ja Instagrami lehed ja värkid, siis me jääb Vinkel, aga see kõige rohkem käis see nimi läbi. Et tegelikult tal vist otseselt nagu mingit huvitavad aspekte on selle nimel, et Vinkel, meil on ta 2 V-ga siis, aga Vinkel on eesti keeles tavalise V-ga on täisnurk ja seal majas ei ole mitte ühtegi täisnurka. See ongi ka kogu, meil see Vinkel ongi kõik asjad on, see asjad, mis me kultuuriklubis teeme ka on veits oma siukses veits Vinklist väljas natukene või siukene nagu kõik on hästi ise tehtud ja et siis võib-olla siukene eneseirooniline nimi veits. See on samas nagu mõnes mõttes vaadata nagu see kastis elamine nagu iga päev nagu siin ma elan täisnurkade vahel, et nii-öelda see viibki nagu sellest kastist välja veits, et ongi äge nagu. Jaa, et mulle võib-olla isegi meeldib ka, et me ei saa sellele nimele või noh, me isegi ei taha seda kohta nimetada kultuuriklubiks, sellepärast, et tunneme, et see on natukene midagi rohkem, et see on midagi teissugust, et meil on algusest peale anda raskusi ka iseenda selle Vinkli mingi kategooriasse panek nagu. Ma olen nimetanud seda naljaga isegi subkultuurimajaks. Nagu, et saavad erinevad subkultuurid seal kokku, et meil ongi hästi palju erinevaid inimesi erinevatelt kultuurikihtidest läbi käinud seal. Aga jah, mõne jaoks on ta ööklubi, mõne jaoks on ta galerii, mõne jaoks on ta stand-up koomika mingi baar. Sikane... Minu mõelest praegu kirjeldab kultuuriklubi see vist kõik paremini. Et selles suhtes kultuurne minu mõelest stand-up ja kunst ja kõik on minu mõelest kultuurne asi. Ja siis nagu klubi on see, tähendab lihtsalt, et seal on baar ja võib-olla saad süüa, kui hästi tahad ja siis pidu panna. Ja muidugi inimesed. See... rahvas, kes seal käib, see on ju ka näeb nii moekultuuri seal kui ka ja seal tulevad niisugused huvitavad inimesed kokku, et ma olen sealt mõnegi inimese, kes podcasti nagu sina tulid praegu ja palju muid, kes on just Vinklist nagu pääsenud tutvused ja see ainult kasvab. Jaa. Sest et kõik see alles algas siin. Jaa, et oligi, et kui see koroona, nüüd see uus lockdown tuli peale enne aastavahetust, et siis saimegi endal siukest hingetõmbaega veits, et saime tagasi vaadata, mis meil see esimese 1,5 kuu jooksul juhtus, mis meil lappama läksid, mis valesti läks, mis õigesti läks. Ja nüüd, kui uuesti lahti läksime, siis saime kuidagi
paremas tempos alustada, et me alguses alustasime kuidagi liiga rutakalt veits. Et asi hakkas meil päris kiiresti üle pea kasvama. Aga nüüd me oleme suutnud hoida seda arengutempot ka enda arengutempoga nagu vastavuses. Et kui see koht areneb edasi, et me suudame ise ka järgi areneda sellele, et mis me seal tegema peame ja mismoodi neid asju seal korraldada. Ja praegu on siuke ka kellavedru tunne, et siuke tunne, et siukest äratuskella nagu kerime peale ja siis kui need piirangud lõpuks nagu täiesti ära lähevad, siis see koht hakkab siuke pääseb vedru tagant või tammi tagant valla kuidagi see asi, mis me seal üritame teha. Siuksed, huvitav energia laekumine on seal sees, aga see veel ei väljendu, ei tule välja sealt majast. Et praegu paneme ainult energiat sisse, nii meie külalised kui ka me ise siis tunneme, et kui need piirangud lähevad maha, siis me saame selle välja lasta kõik. Et peaks tulema vinge asi, aga ma ei tea, ma ise arvan, et ma alles aasta pärast näeme, mis asi see vinkel tegelikult on. Et see on praegu ikka väga alguses. Mis nii-öelda te soovite seal nii-öelda aasta pärast, mis see niuke visioon on? No praegu on see, et me teeme hästi palju, me peame ise üritusi tegema, hästi palju genereerima. Et me tahaks ikkagi sinnamaale jõuda, et meile tuletakse üritustega sisse, et inimesed tahavad ise korraldada seal majas midagi. Et me oleme nagu siis ruumipakkujad, pakume dekoratsioone, tehnikat, kõike siukest asja. Et lihtsalt ise oma üritustega teeme võib-olla ette, et näitame, mis me tahaks, et siin toimuks. Aga et siis me ei tahaks aasta pärast tegeleda kogu aeg nende samade asjadega, mis ma praegu tegelen. Et võiks, see koht võiks piisavalt palju inimestele huvi pakkuda, et nad tahavad tulla ise oma ideedega majja sisse ja siis just nende ideedega, mis ka meie vaadetega sobivad. Siuksed viisakamad kultuurisündmused. Jaa, ma tunnen rohkem eestimaisust seal majas. Et ta on niukse koha peal juba, et kui ma räägin looveruumis, seal ei ole nagu seda veits nagu eesti päradlikust niukest juurtega mingit niukest mingi, ma ei tea, veits teine teema, aga jaa, see on nagu huvitav seal. No jaa, et see on ka see, et me oleme hästi see nagu kuidagi naturaalselt kasvatanud oma seda kõlapinda. Meil pole praegu ühtegi rahalist promo nagu otseselt võetud, et ongi ainult see sama Facebooki likeide kaudu ja suusõnaliselt või siis artistide kaudu, Comedy Estonia kaudu, et kuidagi naturaalselt on kasvanud see kogukond ja ma arvan, et see annab ka selle teistsuguse selle vibe'i sinna sisse, et ta ei ole nagu sunnitud või ei ole nagu siukene kunstlik. See on kuidagi, See oli nii tore vaadata, et need tavalised baarid, nagu Labor või ma olin ühes teises kohas, aga reede õhtul jumala tühi. Paari inimesega olime ja kuulsin, et teil oli seal mingi jõhkralt inimesi ja mingi ulmöll käis. Ja siis nagu see äratas minust selle üles, et ega see elu ei lähe enam samamoodi edasi. Et see kultuur ja see nagu inimeste suhtlemine ja mingi värk nagu peab jääma, et nüüd ongi, et meil on nagu see mainstream joomine, peol käimine on ära võetud, nüüd nagu keegi ei taha ka seda, inimesed tahavad midagi sügavamat. Jaa, et ongi, et võib-olla et inimestel on olnud aega nüüd kodus istuda ja võib-olla siis tekib võib-olla rohkem soov inimestega otse rääkida, tekib soov midagi uut kogeda, sest võib-olla sa avastasid, et kodus juues on täpselt sama kui baaris juues, ja mis siis baari jooma lähed, siis sa lähed juba välja mingit seiklusi otsima või midagi uut ja põnevat nagu. Et see ja kuidagi need kellaajad ka praegu, et praegu me saame 9 lahti olla. Ja siis ongi
inimesed eelmine laupäev tulidki meil kell 11 olid ukse taga, tulid tantsima, aega veetma ja kell 9 koju ära ja pühapäeva hommikul ärkad puhanud, pole pohmelli, pole une arvelt mingit lõbustusi teinud. Ehk siis järgmise päeva arvelt pole eelmisel päeval oma lõbustusi teinud, siis see on nagu palju tervislikum ja kuidagi kvaliteetsem veedetud aeg. Muidugi. Ja muidu see kvaliteet veedetud aeg on kuidagi kadus ära, eriti seal Bermuda kolmnurgas, seal Suurkarja tänaval. Me olemegi nagu kiiluna selle normaalne üks asi, mis see ei võta ära. Et oleme nagu kiiluna seal nimetaja labori vahel, ehk siis Tallinna kurikuulsamate, võiks vist öelda kurikuulsamate joomahurgaste vahel. Et seal Suurkarja tänaval veits uut hingust toomas, üldse vanalinna. Tuli rahu tooma sinna. Ja vanalinn on üldse juba vist 90-ndatest saati veits mööda käinud, mida ta võiks teha, mis ta võiks olla. Noh, põhimõtteliselt turistide tähelepanu saada, et tulge jooma ja mingi puris peaga koju tagasi. Ja mingid Läti suveniirid ja Venemaa tröskad kuskil pojaaknakestele ja võiks olla midagi ettemat. Et võiks turistidele ka seda kvaliteeti pakkuda, siis mitte lihtsalt seda sama pläusti. Ja nad ei läheks siin juuateist peaga meie kõigi ilusamatelt tänavatelt ära. Sa määlad isegi, millises majas sa olid ja mis suure see välja nägi ja milline see uks oli. Siis kusevad kõik seinad täis ja nagu päris jubene. Aga ehk muutub. Et nüüd võib-olla muutubki sunniviisilised siis. Maailmal on ikka kombeks sunniviisilet asju muuta. Jaa. Mul täiega meeldib, kui üks päev saatsin su ära koju, siis sa nagu vaatad veits teist moodi seda vanalinna ja niimoodi, et vaata, need on need vanad seinad, nagu need ei ole nagu mingi krohv peal, vaata, et ongi nagu jumala äge. Et kui Eesti inimene saab aru tegelikult, milline nagu teema on meil siin kesklinnas põhimõtteliselt on, et saab alati minna ja lihtsalt nagu silm puhkab. Ja no see ongi, et kuna see on kõik turistide pärusmaa olnud, et eestlane polegi sinna, sellest on meedias ka nüüd räägitud, et eestlane pole üldse ju vanalinnas käinud nagu ja et mingi klassi ekskursiooniga on läbi käinud ja võib-olla mõni tallinlane ka korraks satub sinna, aga et ei lähe sinna reaalselt nagu pikalt aega viitma ja ikka eestlased käivad seal, aga võrdlemisi väike protsent, kui võiks seal käia. See on, et välismaalastele reklaamitakse küll, et Euroopa kultuuripärl, et sükane keskaegne linn nagu, et sellised vingid müürid ja värgid nagu, aga võib kohati jääb tunne, et eestlasele pole võib-olla antud võimalust seda väärtustada äkki ja vähem mulle paistab niimoodi, kuidagi. Aga see on ka võib-olla see, et vanalinn seal vaata, sinist saati on seal, aga ei tundu midagi erilist. Ja. Siis võib-olla ei oskagi vaadata ka seda erilise pilguga. Sellepärast peabki rändamas käima. Jah, sa käisid Austraalias nii-öelda, seal kus mina ja valutasime sama tippu. Mount Crush. Mingi Kosutško jälle, mingi midagi... Poola nimi oli. Ja Poola teadlane avastas selle siis ja tema käis enne mind seal ja siis tuli välja, et ma käisime sama mäe tipus. Väga huvitav. See on universumi resonantsid. Et juhtub lihtsalt nii, et samade mõtetega inimesed satuvad samadesse kohtadesse, vahest lihtsalt erinevatel aegadel.
kui ajastus klapib, siis nad saavad kokku ja siis juhtub midagi ilusat. jah, need sarnased inimesed, kui ma tegelikult vaatan enda sõpruskonda, kes on nüüd praegu Austraalias või olid Austraalias või siis näha, et mõndadel inimestel on veits teistsugune nagu vaade asjast ja nad ei satugi nendesse kohtadesse, kus mina, seepärast see oli nagu pure adventure, nagu ma läksin selle peale välja, et ja ma sain selle, aga mõni on mul minust kauem seal olnud, teinud igast nagu, ei ole veel läinud nagu rändama niimoodi. Ja lihtsalt elab seal, elab, naudib nagu seda... suurem osa eestist läheb siis krõvinat teenima. See ongi see kapitalistliku maailma neid hüvesid nautima siis, et ja ma sain ise ka seal aru, et kui ma tegin tööd, ma sain sama töö eest seal mingi 3,5 korda rohkem palka kui Eestis. Samas kütus on odavam, auto ei kulu nii palju, maja eest ei pea, kütma ei pea nagu, jahutama võib-olla peab, on ja kui tõesti talu seda kuumus seal ja siis kui veel hästi toitud, siis või käid nagu valikuliselt poes, sa saad veel odavamat toidukorvi täis ka. No mida, mul jäi raha üle nagu muda lihtsalt, aga see läks kõik rändamiste alla, et natukene sain investeeritud tuleviku jaoks ka, aga ma sain maista seda kapitalistliku elu hüvesid ja tajusin väga hästi, miks inimesed tahavad sinna jääda, et see oli ikka väga kerge, väga-väga kerge võrreldes Eestiga. Ja raha on ainuke asi, mis ma vahepeal siin mõtlen, et tahaks endale uut kaamerat osta, tahaks nagu midagi uut podcastile, firmale, oota kuu aega ja siis korja kopikat kokku ja tee mingid müügid ja võib-olla saad endale selle raha 4 sotti, 5 sotti kokku ja siis ostad endale asja ära, oled happy, aga seal oli nii, et üks nädal ostad ära, teine nädal maksan kinni ja siis kunagi ei olnud mingi rahaprobleemi või mõte, mis järgmine nädal tuleb palk. Läksid poodi, mõtlesin, tahaks seda süüa, davai, läheb. Lõhe, forelli, kõike, tigusi. Lihtsalt anna minna. See oli ka päris suur nagu otsus, aga ma tundsin, see kuulad universumit või ise ennast. Palk oli mingi 4000 eurot, ühes kohas oli 5000 eurot. Solar Farmiga oleks võinud edasi minna ja teenida pappi oleks praegu võib-olla mingi 50 kilo taskus või midagi. Aga ma olin nagu, et ei, see ei ole adventure, see ei ole adventure ja tuli nagu mõte, et lähme Eesti. Ma olin nagu Eesti. Toi, tšekime hindasid ja saingi õigel ajal minema lihtsalt Sydneyst, et minema Eesti. Kas see oleks ka lukku jäänud peaaegu? Mul sõbranna jäi ja mingi ikka, jah, see on niuke koha otsaga asi, et nagu jah, kui kapitalismi poole pealt vaadata, siis mul ei ole lähe paremini, aga vaadata sellest, kui palju ma olen arenenud ja kuhu ma olen jõudnud, siis see on nagu väga-väga suur. Ja see on nii hindamatu ju ka. See on, kas sa istud rahahunniku otsas ja oled mingi mitte päris nii hullult, aga või on sul, käid ringi, sul on mõtted peas ja see raha, mis sa teenid, läheb pigem sul enesearengusse. Läbi enesearengu arendad sa ka ju oma keskkonda ja maailma, et seda paremaks. Et see on ju palju suurem väärtus. Palju suurem. Ma arvan, et kui ma oleks podcasti alustanud Austraalias, ma ei oleks võib-olla nii huvitavat inimeste juures. Kuidagi, muidugi see traveler ja kõik see päris huvitav, aga siin Eestis ma just nagu näen neid inimesi, kes nüüd on nagu mingi professionaalse ala peal või niimoodi. Kui sa oled kuskil travelid, sa ei ole professionaalse ala peal, mis su ala on? Travelime, oled mingi Solar Farmis tööl, see on nagu päris äge, aga nagu see ei ole nii äge. Mis tõde? Tõde ausus. Küsisid mult ennem podcasti mingi nädala või midagi sükest ennem, et mis teemaga ma tuleksin. Ja siis ma ütlesin sulle, et
tõde. Et me oleme siin juba veits puutunud ka seda teemat nüüd siin. Mitu korda. Et miks ma sellest rääkida tahtsin, võib-olla veits sellepärast, et ma tunnen siin ka veits ennast nagu kui veits pihitoolis. Selline lased endast välja, nagu ma kasutan seda kohta, et täiesti nagu pihitooline. Ma lasen võib-olla endast mingeid asju välja, mida ma pole kuskil mujal teinud. Ja siis ma mõtlesingi, et tõde võiks olla selline see teema. Et miks ma üldse seda valisin, oli see, et türa. Ma panin välja. Ei pannud. Ei pannud jah. Valetan otse eetris, kurat. Räägi tõde, Hendrik. Et see on üks suur asi, millega ma olen terve elu võidelnud. Ma olen hästi palju elus valetanud. Rämedalt palju. Ja tunnen kuidagi, et paljud inimesed on seda teinud, aga neil on võib-olla probleeme selle tunnistamisega. Et see sama universumi vastuvõtt hakkas ka sellest, et ma hakkasin tunnistama endale, kui palju mul probleeme on valetamisega olnud. Ehk siis ma ei tea, ma arvan, et see kõnetab lihtsalt hästi palju inimesi. Et jah. Eriti praegusel ajal, kui tõde on nagu nii raskelt leitav. Tänu selle meediale. Ongi, praegu ei tea, et nagu ongi selle koroona teemaga seoses on ja, et kanna maski, seda pole vaja. Selle poliitika otsused on õiged, need numbrid on õiged, ei ole, need on valed. Ja on hoopis teistsugused, keegi hoopis varjab kuskil mingeid numbreid. Et see on mingit rämedat soga keeratakse ülesse. Ja ongi kuidagi raske seal vahel otsida seda, mis see siis see tõde on. Sina tead, mis tõde on? Ma saan aru, et igal ühel on oma tõde. See ei tähenda, et universaalset tõde ei ole. Ma arvan, et kui hästi palju tarku inimesi tulevad kokku ja hakkavad rääkima, me võime päris lähedale sellele, aga me peame ju alati valmis olema ka uusi inimesi vastu võtma. Isegi kui me oleme mingisuguse nagu mõttestikku teinud, et näed, see on tõde, eks ole. Nagu see põhimõtteliselt praegu materiaalne maailm enda teadvuse asjadega on teinud, aga nüüd on raske nendel sisse lasta inimesi. Et kui järgmine vend tuleb, et kuule, vaata, et võib-olla see üks käis ja et see üks on hoopis seal, vaata, et see töötaks veel paremini, me säästaks näiteks 30% energiast, eks ole. Ei, see ei saa. Minul on... Me oleme siin 10 aastat, me oleme toonud seda, sina poisike tuled nüüd mõtled. Ja siis 10 aasta pärast see Elon Muski sarnane vend paneb edasi, teeb selle täiesti teistmoodi. Aga kannatus seda 10 aastat oodata lihtsalt, et mõned vennad võtaks enda ego nagu maha ja tõde on hea niuke raske jah, et seal ongi nagu see sinu enda tõde ja siis on nagu see maailma tõde ja siis on universaalne tõde. Mingi näiline nagu vaata, sa rääkisid, et sa olid Ristaga ka rääkinud meie siis 3. vinkli seltskonnast, kes meil 3. üks põhitüüp on. Temaga rääkisid ka sellest tõesti, et tõsite selle jõuluvana teema ülesse. Et lastele juba noorest peale õpetatakse põhimõtteliselt valet, et jõuluvana toob pakke ja päkavikud käivad ja kõik mingi sükane asi. Ja ma hakkasin mõtlema selle peale, et kui halb või hea see on, et sükast asja tehakse. Noh, ühest küljest lapsel on rõõmus, mingi unistuste maailm on ja vanemad vaatavad, tahaks ka olla nii õnnelik nagu see laps, et ootab jõuluvana ja päkavikku, et see on niisugune puhas süütu rõõm.
ja siis järsku avastab, vanemad valetasid. Siis kas see muudab selle rõõmu ka siis kehtetuks, mis see laps koges, või see jääb kuhugi siia ajumustritesse sisse, suudab ka tulevikus selle rõõmu pealt edasi minna. Aga rõõmu saab ka ju ilma selleta tekitada, ka läbi teiste asjade, et sa ei pea valetama, et jõuluvana on. Aga samas on nii, et kui vanemad valetavad siukse asja kohta, et ta päkapikutavad nende pakke ja laps näeb, et see on vale, ta saab sellest aru lõpuks, siis äkki lapsele jõuab kohale ka see, et isegi tema enda vanemad võivad valetada. Järelikult, kui tema enda vanemad võivad valetada, mis viga on siis teistel autoriteersetel vormidel valetada? See õigustab väga ilusti sinul valetada. Oma vanematele, teistele inimestele. See on minu meelest see seis, kus mina elasin. Mina märkasin nii-öelda, kui valedest rääkida või nii-öelda, siis toobki tegelikult see sisse, miks ma olen niuke. Kui kõik teised lapsed magasid, olin mina see, kes ei läinud magama, kes oli sauna eesruumis ja kuulas vanainimeste juttu. Ja nad unustasid täiesti ära, et ma olen seal. Ma olin kuskil taganurgas, kuskil tooli peal, nad jõid seal õlud suure laua peal ja siis ma kuulen, lihtsalt räägivad tulnukatest ja koolist ja usust ja tapmisest ja sõjast ja igasugused niisugustest asjadest ja sa oled mingi 6-7 aastane või 10 ja vaatad lihtsalt seda seisu seal, mis seal toimub, vaata niuke jutt koolist, värgid, särgid ja siis vaatavad sulle, et ei, sina mine kooli, Hendrik. Kuule, magama ei taha minna, et kell on 2 öösel, nagu, et see on vanainimeste jutt, ei. Sa ei tohi tõde teada. No täpselt tundus niimoodi, et siis nagu tee selgeks niuksele lapsele, et nagu mine kooli ja tee neid asju nagu peab tegema, kui seal on nagu väga autoriteetsed inimesed on öelnud sulle, et noh, niimoodi niisuguses kohas nagu saunas, et nagu mitte sulle otseselt, aga lihtsalt nagu üksteisega rääkinud, et puhas pask see kapitalism ja värk. Ai, sina mine tee seda. Ja siis nagu see võttiski nagu veits sisu ära, et miks ma siis teen seda, kui mingi õnnelikkust ei ole seal taga, kõik on nagu niuke fucked up seis anyways, nagu, et miks ma nagu pean seda sitta tegema ja siis on kõik väga unhappy'd, kui ma hakkasin nagu igast asju siin tegema ja niimoodi, aga nagu see oligi nagu see elutee. Et see ongi jah, tegelikult sa astud sellest siis nagu programmist välja nagu ja tegelikult ju samamoodi toimus ka ju nõukaajal, kui vanemad kasvasid Eesti aja lõpus seal on ja olid kõik mingi vabad ja värki ja siis nad pidid oma lapsed saatma pioneerilaagritesse mingit punalippe kandma ja värki. Ja siis oli ju samamoodi öeldi, et no koolis vaata nagu isegi õpetajad, ei tohi sellest rääkida. Ja siis põhimõtteliselt sunniti oma lapsi programmist osa võtma. Muidugi oli teatud tagajärjed, kui nad ei teinud seda. Nüüd on ju samamoodi, programm on lihtsalt teistsugune, tagajärjed on veits teistsugused, aga ikka on see programmeerimine, et see lastele, et tuleb nii, käitu nii on õige, teistpidi on vale. Aga ma arvan, et me liigume järjest rohkem sinna vabaduse poole, et saab järjest vabamalt seda tõdega oma lastele rääkida, ilma et juhtuks mingit ühiskonna poolt mingisugune vastupõrge, et sa ei tee nagu seda, mis sulle öeldakse. Ja see on muutumas. Võiks lihtsalt rohkem koole ja asju tulla välja, mis pooldavad seda, ilma nad peaksid oma raha või hariduse asja nagu kõrvale jätma. No, et võimalusel tahaks sama. Ma usun, et see muutub põlvkondadega, et see nõukaaja mentaliteeti nagu, eks need vanemad inimesed on eest ära läinud küll, aga see nõukogude mentaliteeti veits on nagu sees, nagu, mis on nagu järelkajana siis nagu meil ühiskonnas veits, et see kaob järjest iga põlvkonnaga järjest rohkem ära nagu. Ta läheb paremaks, võtab aega lihtsalt.
tõde, tõdega rääkida nagu, kui ma olen tänaval või pidudel või niimoodi, siis sa kuidagi näed ära, et mõnel inimesel on nagu raske rääkida tõde. Sa kuidagi loed ära ka, kui sa ise oled hakanud aru saama seda kohta, seda punkti nagu, et millal sa valetad või millal nagu, siis hakkad märkama seda ka, et kus need hädavaled hüppavad sisse. Ja mingi käitumismustrid ja sellised. Nagu see samas vinklis, me oleme päris palju näinud niimoodi, et tuleb mingi seltskond sisse õhtul ja algus on, nagu ütleme, mingi 3 tüüpi, 3 meessoost isikut. Ja algus on jumala normaalne jutt. Läheb mingi paar õlut sisse, vaat see jutt läheb sellises veits kõvatavaks. Ja siis, kui on veel mingi 4 õlut sees ja satutakse naiste seltskonda, siis käitumine kardinaalselt muutub. Tehakse mingi hoopis teine isiksus endale, tehakse oma sõpra maha naiste nähes ja luuakse endast nagu elust suurem siukene nagu karakter. Pannakse korralik mask ette. Aga eks seal on mängus siis nagu see sama alkohol ja siis instinktid, vaata. Seksuaalne. Ja ma... mingi Aafrikas on meil. Ma nägin enda sõpruskonnas seda noorena, et olid 2 mingi sõbraga. Jumala hästi sõite läbi õhtuni välja, kõik timmis. Keegi lisas juurde kohe mingi teine käitumine. Mis asja nagu, kohe mingi kõvatumine, ma olen juke ja siis panevad üksteise vastu, ma mingi jään kõrvale juba, ma ei viitsi, mis asja nagu. Aga sellel ajal nagu ma ei teadnud nagu, või mul ei olnud valida nagu teist seltskonda või midagi niimoodi, siis käisid ikka väljas nendega. Mul oli alati see, et nagu mul suurem osa sõpruskonnast ütlesid, et nagu lõpetan ta vanamehe jutt ära või niimoodi. Ma olin nagu mingi 14, rääkisin nagu veits nagu vanem inimene, et kuule, võiks seda ikka nagu mõelda selle peale ja värki. Need olid lihtsalt terada, ei tee, isegi kui kiviga. See on, no sa põhimõtteliselt valetasid ise endale, et sulle meeldib seal väljas käia. Jah, on. Jah, huvitav. Jah, see on tegelikult, selle peab ka nüüd audavast kaasa võtma selle teema ja seda aretama, tõe teemad. See on nii kasulik tegelikult lastele, meie lastele, et hakata juba varakult saati nagu mõtestama, mis on nagu ausus ja tõde. No eriti praegu veel tänapäeva ühiskonnas on veel see, et muutub järjest kergemaks info võltsimine. Et on juba päris palju uusi tehnoloogia peal, kus on mingid videoklipid, nägu vahetatakse ära, pannakse mingi teine tekst peale, mis iganes ja sa vaatad seda videot, sealt tuleb sulle info, see on ära muudetud, sa annad juba nagu tõe väärtust sellele, kuna see on video, aga tegelikult see info, mis sealt tuleb, on täiesti vale, võib-olla see inimene polegi seda öelnud, ta ütles hoopis mingit teist asja, näiteks mingi, teemegi siukse näite, et mingi president näiteks kuskil räägib midagi, see muudetakse ära, pannakse interneti ülesse, massid usuvad seda ja hakkavad käituma vastavalt sellele, sest see on nende üks tõde. Aga see midagi muud, see on näiline tõde ja siis võivad juhtuda väga halvad asjad, aga ja peakski võib-olla noortele tulevastele põlvkondadele seletama seda tõe asja veits rohkem. Sest ma arvan, et see muutub lähiaastatel väga oluliseks just selle meedia külje pealt, et kuidas läbi närida seda õiget infot või et kust seda saada, kust leida tõde, mismoodi, mille järgi selle ära tunneb. See saab meil probleemiks olema. Mul praegu
läks üks lamp põlema, et mis ei ole tõde, mis meedia tahab näidata meile, on tavaliselt see, mida nad just kogu aeg näitavad. Tahavad proovida programmeerida sulle sisse midagi, mis ei ole tõde. Kui see oleks tõde, siis kõik usuksid ju, väga lihtne. Aga kui see ei ole tõde, siis nad peavad suruma seda peale, iga päev näitama. Äkki aasta pärast sa oled aru saanud, et see on tõde, aga tegelikult ei ole. Nagu see on see, et sina oled juba hakanud harjuma ära, et näed, praegu maailm on niuke, kõik mõtlevadki nii, järelikult see on tõde. Et see, mina olen hea märganud seda, et kui rõhutatakse väga palju ühte sama asja, nagu see koolis ka samamoodi, siis nagu mingil hetkel nagu, et võib-olla see ikka ei ole nii, et mis ikka seda bullshit'i siin tarbida. Jaa. Mul oli paar mõttelõnga, praegu läks laiali kuhugi. Aga jah, koolis räägitakse lastele, et vägivald on halb ja vägivald on paha. Et seda ei tohiks üldse teist last ei tohi lüüa. Ja siis laps läheb koju, vaatab õhtul 7 uudiseid ja siis näeb, kuidas USA ründab mingit riiki. Ja siis räägitakse ka, et USA on meie eeskuju või nagu mingi, enam ta küll ei ole meie eeskuju, vist enam ei räägita niimoodi, aga vähemalt kui mina koolis käin, siis oli küll nagu USA oli pigem nagu sükene riik, mille poole püüelda. Aga siis, mida siis laps peab arvama, mis see tõde on, et kas on vägivald okei või ei ole või? Et kui koolis öeldakse, et ei ole, aga läheb koju, vaatab uudisid, no ikka väga okei on. Kõik meie eeskujud ja kõik asjad tegelevad vägivallaga. Ja valetamisega samamoodi, et poliitikud on meil eesotsas ju ikka vahest päris tuimalt lasevad ikka siukest sitta suust välja. Ja siis neist tehakse veel eeskujud ka. Ta võib päris keeruline olla väikse lapse peas. Muidugi ta teadlikult ei mõtle selle peale niimoodi. Vähemalt tavaline laps mitte, aga see ju ikka mõjutab mingid alateaduses mingid programme. Jaa, aga kui oleks rohkem teadlikumalt, võib-olla kui mina olin seal saunaruumis nii-öelda, kui oleks rohkem teadlikult suunatud seda informatsiooni mulle, niimoodi ma mõistaks sellest maailmast, mitte ei jääks nagu, et nagu, umbes ma jäin terve lapsepõlv, minu jaoks oli nagu see, et nagu mulle valetatakse, ei saa uskuda, ei see mingid nagu veits flippis ära nagu tänu sellele. Aga kui nüüd teadlikult seda teha niimoodi, et sa nagu annad lapsele võimalused nagu aru saada nendest asjadest, et see võiks päris kasulik olla. No see ongi juba, mis kasutusmeetodid sul on, et praegu ma saan aru, et koolides on päris keeruline, et mingit rahastust ja asja ei ole, et õpetajad ei saa individuaalselt õpilastega tegeleda, siis on väga raske on võib-olla seda teemat mingile 25 inimesele korraga edasi anda, kes veel pusavad ringi seal veel, segavad üksteist ja värki, et see ei saagi olla kerge, selle tõe edasi andmine. Et siis on kergem on lihtsustada see mingisse vormidesse, et mingi info lastele kohale jõuaks. See on erinevaid tahke vaata. Aga minu arust see koolis ei peakski võib-olla äkki tõde selgitama. Kool on mingi baasteadmisi, tõde peaks tulema vanemate poolt. See tõel ja valel vahet teha, et see peaks tulema kodust kaasa. Aga praeguses ühiskonnas lapsed teevad lapsi ja need lapsed ei kasvagi nagu täiskasvanuteks. Telefoni käes. Kogemata lasin sisse, nüüd on laps. Mis su tõde on Instagramis need kitkutud kulmud ja oranž nahk. Tead, kuidas maas võime sain, tule vaata.
näed, vaata, see meeldib. Näed, match'is, kirjutad talle midagi ilusat, räägid taga, ajalt emotsioonid krussi, lähed välja, teed asja ära. 9 kuu pärast. Või siis ilu arusaamad nagu, et seesama väike tüdruk vaatab, Instagramis on need modellid ja need modellid, siuke peab välja nägema, et see on tõeline. Et ma olen nii mõnelegi tüdrukule selgitan nagu, et palun võtta see mikk maha, et ma tahan sind näha. Et siis kui ma oma naisega kokku hakkasin, siis ta oli terve elu oma juukseid rämedalt värvinud. Aga siis ma arvan, mitu korda viisime nagu vihja, et mulle meeldib naturaalne juuksed on nagu, et see on ka kõige parem. Tõeline. See on see tõde. See on see tõde, see tõde. Aga siis ta kasutas oma naturaalsed juuksed, aga see on okei ka tegelikult, kui ta värvib. Nagu inimene on ikka inimene. Aga lihtsalt mulle meeldib natukene rohkem, kui on päris. Jaa. Et siukseid naisi ma pole eluses vaadanud, kes ennast rämedalt meigivad. Sa ei tea, kes hommikul lehkab su kõrval üles. See ei ole see sama inimene, kõik on patju kinni. Kuidagi mu instinktid juba ütlevad ei selle peale, kuidagi ei tõmba üldse kohe. Jaa, sama. Ja siis vaatad, ja siis neile tüüpidele meeldibki, kes just elavad nagu siis minu arust mitte tõelises maailmas, kes on nagu rohkem loodusest eemal, kes elavadki kas oma autodes ja oma korterites ja ei ole nagu ei olegi loodusega kontaktis, siis neile meeldibki rohkem just see, kui on see meik näos ja ma kasvanud selle sees. Nagu ma saan nende silmist aru, et see on nagu siviliseeritud või see on nagu see nii-öelda standard sellel. Ja vahepeal omal tekib ka nagu, et kuule, kas nagu pean nagu jälgima neid standardeid, et nagu naisi saada või midagi, sest et mul on vahel raske, sest et ma olen lihtsalt nagu, kes ma olen, vaata, ja ma ei varja seda ja siis ongi, et need inimesed, kes nagu walk the line of nagu seda värki, siis nemad saavad nad ja ma lihtsalt nagu, ma leian need õiged lihtsalt. Et mul ei ole vaja nagu väga otsida või nagu ei viitsi nagu sellega vaeva näha. See... Lõpuks oleme ju loomad. Jah, metsled. Jah, et tegelikult ju on mingid need primaadid ka kuskil, et vaatasin mingit dokumentaali, et üks pani omal mingi lillekese kõrva kuhugi. Siis teised hakkasid ka seda järgi tegema nagu, et mingi lilleke kõrvas. See on ka siis ju enese muutmise vorm või? Võib-olla mingi maski ettepanek, midagi siukest. Et see on väga meil sees. See valetamine siis. Või nagu maski ettepanek või vardjamine. Sellepärast on ka sellega raske nagu tegeleda või võidelda. See tuleb meile väga naturaalselt. Ma olen mõtestanud endale, et ma kõnnin nagu ka boi ringi ja niimoodi, et nagu, et kas see tuleb nagu naturaalselt. Ma ise tunnen nagu see on naturaalne, et mulle meeldib lihtsalt nagu olla nii. Aga vahepeal nagu vaadata võib-olla tänavapilgis, et nagu nii-öelda ma standin välja vaata, et nagu kas see nagu ma ei tea, vahepeal kui ma olen näiteks väga pilves või kõnnin, kui mööda tänavaid ei ole nende kaboi ja siis keegi tuleb rääkima või niimoodi, et lahe kaua või värki, siis ma viitsi nagu kaina mingi lõbusas tujus, siis on nagu savi, et nagu siis lähed jutuga kaasa või niimoodi, aga siis vahepeal on, et nagu ei taha neid silmi nagu, et Eestis on kõik nii must-valgelt kõnnivad ringi, enam samad teksad, samad riided, kõik HM-ist ostetud. Siis mul nagu, jah. See on, ja ma olen ise ka selle karakteri tegemisega võidelnud nagu, et
et mõnes mõttes tahaks olla see halli hiireke seal kuskil tagataustal ja jälgida, mis toimub, on ju, olla nagu eemal. Aga siis kuskil on mingi see, kas siis ego või mingi asi, mis tahab olla siis see, kes paneb selle kaela ja kes teeb patsi pähe ja et keeruline. Jah. Ja minu meelest asjadel nagu asjadega või riietumisstiil või nendega nagu ei ole midagi viga, kui sa teed neid sümboolsusega või nagu nendel on tähtsus sulle. Et nad annavad su karakterile nagu midagi, mis sul on nagu sügaval sees kinni. Isegi kui see võib hetkeks olla. Ütleme näiteks ma oleksin Austraalias, avastasin nagu cowboy stiil või see elustiil ka, et nagu seal on ka rohkem räägid oma tõtt või nagu oled nagu robustne. Räägid nagu seda nagu valusat asja ka, mis teised ei taha kuulda. Et see on nagu niuke cowboy niuke nagu iseloomu tüüp. Ja lihtsalt nagu kaabu on nii kasulik nagu päikse vastu. Praegu isegi talvel hoiab mu pead soojas. Kui lund sajab näkku kirja lihtsalt kaabu nina ette, kaabu ette ja jumala hea. Kui lööd pead ära, siis ei löö pead ära. See on nahk ikka kaitseb ära selle löögi. Ükskord oli, et ikka raudte rööpad lõikasime proksi selle, mis see on, proksi keevitus. Peaks olema vist. Tule eesti keeles nagu Austraalias nagu ja igastes. Lõikasime neid tükkideks ära ja siis panime kõrgemale ja ma tõusin just püsti ja panin vastu seda äärt, lõigatud just äärt. Ja see oli ikka nagu korralikult terav ja kui ma vaatasin nagu kuhu ma lõin ära ja mis sooga ma lõin ära ja ma olen 400 kilomeetrit kõigest, siis nagu panen mõtlema, et ma vist seda kaabut ei võtagi peast ära. Ja sellest jäigi nagu pähe, et see on nagu rohkem nagu kaitsev asi ja rohkem nagu survivali peale üle. Milles ma tahtsin ka rääkida, et survival, et kui palju sa sellele mõtled enda igapäeva elus või ma arvan, sa oled kindlasti mõelnud, et see kõik on nagu veits ellujäämine, mitte veits, aga ongi ellujäämine. Hommikust õhtuni, sünnist surmani, su ema tegeles sellega, et survival. Nüüd sina ka lapsest saati kuidagi. No, ma arvan, et ma ise võib-olla ma tahan selle peale mõelda. Ma pole pidanud mõtlema selle peale. Et me oleme kasvanud ikka piisavalt heas ühiskonnas. Ma võin väga... Ma enda arvamuse kohalt me elame heaolu ühiskonnas. Ja siis me ei ole sunnitud mõtlema survivali peale, vaid me oleme pigem mõtleme selle peale, kui hästi ma survive'in, et kui hästi mul see elu läheb. Mitte, et kas ma jään ellu või ei jää ellu, vaid pigem, kui hästi ma elan. Et mingitel hetkedel küll, et kui võib-olla vahepeal ongi liiga tihti uudisid sattunud vaatama, et siis hakkab küll kuskil ajus taga käima, et op. Kas maailm lähebki putsi, mul on vaja mingit kohta otsida, mul on vaja mingit tagavarasid täiendada, mul on vaja kuhugi mingi kindlus ehitada, kus ma saan kõik üle elada. Aga see käib lainetena, aga suht vähe. Et ma ei tea, kuidagi ma ei ole pidanud, aga ma ikka olen mõelnud, mis ma teeks, kui asjad lähevad kehvasti või ikka mingid tagavaraplaanid on nagu mingid investeering kuhugi, et kindlustada tulevikku või midagi siukest. Aga ma otseselt ei nimetaks seda survivaliks. See on pigem et just selles, kui hästi ma elan. Mitte, et kas ma elan. Et nii palju on õnnistatud. See on see loterii võit, et me oleme Eestis sündinud. Jaa, see on hea võit. Meil oli Vinklis üks tüüp võitis meile ühe selle mängu, kus tegime fotovõistluse, et laadi pilt üles, et saad 15 euri paari kreda. Ja siis ta ütles, et lõpuks ka elus võitis midagi. Ja siis ma ütlesin ka talle, et sa sündisid Eestis, et sa oleks siin maailmas kõik, kus maal sündida ja see oleks võib-olla palju kehvem elu nagu. Et see on Eesti on päris hea loterii võitne.
et ei pea mõtlema ellujäämise peale, vaid kui hästi sa elad. No mina näiteks saan ellujäämist, võtan veits teise nurga alt. Et ellujäämine on minu meelest hommikust õhtuni tegevus. Kuidas sa nagu see ju ehitad mingi tuleviku jaoks. Ja see ongi ellu nagu põhimõtteliselt terve see ju inimelu ja kõik loomade elu on nagu survival, nagu see, et me heaolu ühiskond kõik väga ilus, tore, eks ole, aga see ei tähenda, et nagu survivalit ei ole, sa ikka ju sa proovid arendada ennast. Basic level, muidugi alustaladel küll, et hommikul sööd sellepärast, et ellu jääda, jood vett sellepärast, et ellu jääda, kõik, Et nagu ma mõtlengi, et mõnele võib-olla hirmutab ära see, et nagu ellujäämine on nagu see, et kui sa oled täiesti nagu pead juba enda elu pärast muretsema või niimoodi, et minu meelest nagu me ei pea seda niimoodi ainult võtma, me võime nagu võtta, et nagu kogu aeg protsess elul on lihtsalt ellu jääda. Kui ma hakkasin nagu sellele rohkem mõtlema, see andis rohkem nagu julgust või niukast nagu, et kurat, see on ellujäämine, mida ma teen, ma peaks rohkem või nagu ma võiks rohkem või ma nagu tahaks rohkem nagu enda aega sisse panna, et minu nagu see survival level läheks siis kõrgemale, et ma saaks nagu hakkama veel kõrgemate survival värkidega ja saan võib-olla teisi aidata nagu nende nagu survival nagu värgi, kuigi me ei sõnasta niimoodi seda, sest et kõik me näeme nagu, et veits niuke nagu minu meelest nagu ühiskonnal on... Et tahad siis tekitada nagu seda buffer zone'i siis, et sinu ja siis sinu ellujäämise ja mitte ellujäämise vahele siis buffer zone'i kasutamist nagu, et nagu, kuidas ma ütlen, ettevalmistust. Jah, aga need ellujäämiskohad või need žanrad on nii erinevad. Nagu sa oled valinud täiesti teistsuguse nagu survival moodi kui mina. Me mängime nagu see sama mäng, aga erinev nagu taktika ja täpselt sellel samal, et ja ma lihtsalt mõte vahepeal, et kui kuuland asju, mõni asi lihtsalt kõnetab, et üks vend rääkis siin mingi tund 2 rääkis lihtsalt survivalist, et kuidas ongi kõik survival. Ma ennem seda mõtlesin, et mis asja nagu kui survival on siis, kui ma olen kuskil püksata metsas, mul on külm, mul on nuga käes, mida teeme? See oli nagu minu nagu see, vaatad survival show'si nagu kuskil Discovery's ja niimoodi, see oli minu arust survival. Aga tegelikult võtta väga palju sõnasi, mis ka armastus ja tõde, millest me võime veel rääkida. Et seal on nii palju muud asju seal taga, millest me ei mõtlegi igapäevaselt. Ja see ongi kõige ägedam sinusuguste inimestega nagu vestelda, et avastada uusi mõtteviise ja neid mustraid läbi lapsepõlve. Mis sa näiteks soovitaks, kui sa oleks, mis ütleme, milline sa olid üldsegi, kui sa olid 10-15 kuskil seal? Vanuses 10 ja mis sa soovitaks endale? Kus sa olid? Kes sa olid? Milline sa koolis olid näiteks? Ma olin koolis tagasihoidlik. Väga väike inimeste grupp, kellega ma suhtlesin. Ja hästi teadvusjanuline. Lugesin kõike, uurisin kõike infot. Olen infosõltlane ja siiamaani olen. Mulle meeldib tarbida seda igasuguses vormis. Lugesin igasugu neid Jules Verne ulmekirjandust ja mis mind üldse kosmose teele või universumi teele on viinud, ongi see, et meil oli kodus ajakiri, paberajakiri, nagu see vana paberajakiri, 3. silm. Ja see on mingi 92-94 vist anti välja. Ja siis kõik lood selgeltnägijatest, ufodest, paralleeluniversumitest ja kõikidest sihukestest asjadest. Et mul on eluaeg kuskil kaasas käinud nagu
kogu aeg olen üritanud vaadata sinna kardina taha nagu, mis tegelikult toimub. Ja ma olengi 10-aastasena siuke pigem vaiksem tüüp. Pole elu sees eriti mingi seltskonna täht pole olnud, aga lavalaudadel olen küll olnud korralik karakter. Tavaline maapoistne. Õige Eesti mees, maalt ja hobusega. Ja mis sa soovitaksid näiteks endasugusele 15-aastasele poisile, kui sa mõtled tagasi, et võib-olla tõest, võib-olla pea vastu. Selles suhtes, et ei ole ju valesid ega õigeid otsuseid ega valesid ega õigeid teid, on ju. Lihtsalt otsi enda tee, pea vastu, mine edasi. Otsi omal uusi tegevusi nii palju kui jaksad. Et ma pole ühegi asja peale elu sees spetsialiseerunud ja ma pole ka see inimene, kes ütleks noortemal generatsioonile, et mine õpi nüüd seda asja, see saab sinu karjääriks nagu. Ei. Otsi omal tegevusi hästi palju, siis sa nende paljude tegevuste seast lõpuks leiad endale selle, mis sulle meeldib. Võib-olla, aga kui sul on juba tegevus välja valitud, siis anna minna. Aga kui sul ei ole, nagu ma ise kunagi pingestasin hullult selle pärast, et mis saab mu erialaks, mis amet mul on, kuhu kooli ma lähen ja kõik siuksed asjad, aga täiesti mõttetu pingestamine. Tegele nii paljude asjadega, kui jaksad tegeleda ja küll midagi tuleb. Mul on see perekonna pealt päris suur pinge olnud. No sama siin. Et nad nagu tahavad, et vali ära, ma tahtsin kapteniks saada. Mine kooli, tee kapteniks saada. Ei tahtnud enam vaata, mis mõttes paneme kooli siin, blablabla. Aga ma ei tea, kes ma olen ju 14 või 15, nagu ma ei tea, kes ma olen. See nagu mõttetu survestamine. Aga väga nagu ma ei ole väga mõelnud või tegelikult olen, et kes must võiks saada. Ma arvan, selle punkti nagu pani just aasta tagasi, kui see koroona tuli. Et siis ma mõtlesin nagu, et mida fuck'i ma teen. Ja, no sama. Kui see on see maailma lõpp nüüd hakkab nagu, et ma ei ole mitte sittagi teinud või ma läksin reisima, aga nagu väärtust maailmana, kõik ju reisivad. Ega sellest midagi nagu teistsugust ei ole. Siis tuligi see podcasti idee. No ma arvan üleüldse, et aasta tagasi, kui see nagu enne seda, kui see koroona algas pihta, enne seda hakkas mingi uus renessanss või uus avanemine või midagi siukest, et kuidagi hästi palju mu sõpruskonnast või tutvusringkonnad inimesed jõudsid välismaalt tagasi vahetult enne seda. Siis hästi palju inimesi nagu mitmeid läksid vahetult enne seda koroona lockdowni töölt ära. Kas vahetasid tööd või läksid lihtsalt täiesti ära, nagu ma ise. Ja juhuslikult enne koroonat ja siis tuli alles koroona peale, kui need muutused olid toimunud. Et kuidagi, ma arvan, mingid õigeid kaarte mängitakse praegu välja ja peab vastu võtma need õiged kaardid. Kuidagi hästi läheb. Ma just generatsioonidel, kes on mingi 23 kuni 35, ma arvan, see vanuse vahe. Mul on siuke tunne kuidagi, et neil on praegu, nende aeg on tulemas. Jaa. Siuke, võib-olla see on mu enda mingi luulu, aga ma ei tea, mingi siuke vibe on. No mingil hetkel ju peab see noorem põlvkond peale tulema.
et praegu on ju ikkagi see vanem generatsioon on juhtpositsioonil ja aga nüüd ongi need babybuumi aegsed lapsed on ju, kes siis on, et nemad hakkavad jõudma juhtpositsioonidele, nemad hakkavad valikuid tegema. Et sellepärast tuleb ka nende aeg praegu. Jaa. Generatsiooni vahetus tuleb, pushitakse praegu lihtsalt see generatsioon ära ja vahetakse maha ja tuleb järgmine peale ja tulevadki need, kes kasvasid 90-ndatel kuni 2005 midagi sükest. Jah. Ja noh, ma olen seal pundis, ütleme nii, et mingi suur muutus toimub praegu. Ma näen päris palju nagu noored inimesed on confused nagu, et need tegelikult mustrid, mille järgi nad mängisid seda mängu, need nagu tegelikult lagunesid ära. Ja siis on raske ennast kokku panna või niimoodi. Ja mina just leidsin vabastuse enda sellest, et ma nägin, et need mustrid lagunesid ära. Järelikult mul ei pinaki neid mustrid olema nagu. Et no ma mõtlen näiteks saab teha asja teistmoodi. Ja mõnel võib nagu see image'i värk nagu, mida sa nagu noh, läksid peole ja olid seal see vend ja sõpradega, aga nüüd sa ei saa seda olla, siis on nagu see väljendus jääb puudu. Aga palju, ma usun, et see tagasi ka väga niimoodi ei tule, et nagu see oli. Kindlasti kuskil hoiavad kõik enda hõimu üleval, lipuke püsti. Aga ma ütleks ka, et pigem Pre-koroona. ei taha muutuseid. 100 000 eestlast. Jaa, ei, väga huvitav on vaadata seda maailma praegu. Minu meelest aina rohkem selgust tuleb. Aina rohkem muutub selgemaks asi. Tänu korra see GameStopi ja niisugused asjad nagu, mis paljastavad seda vale, milles me elame, et kuidas nagu nüüd ongi nagu paar asja veel inimkond on ärganud ülesse nagu. Jaa, aga samas me ei ärka kunagi täiesti ülesse, et see tegelikult on ju läbi ajaloo vältel olnud, et kohe on valgustus, kohe saavad kõik vabaks, kohe, või siis teine võimalus, kohe on maailma lõpp, kohe on kõik pekkis, kõik. Nagu mõlemit asja on läbi ajaloo on tegelikult kuulutatud, aga siis see, ma ütleks, see on pigem skaala, see valgustatus ja maailma lõpp, et vahepeal oleme rohkem sinna valgustuse poole, vahepeal oleme rohkem sinna maailma lõpu poole, vahepeal käimegi ekstreemsustes ära, aga pigem kõigub niimoodi kogu aeg. Ja siis tekib, et kohe tuleb. Noh, minu meelest oleks see ärkamine juba, no see on, ma arvan, et seal on nii palju erinevaid ärkamisi juba olnud ja on ja praegu kestavad. Et need ärkamised on ka teistsuguseks muutunud, et kui vanasti oli see, et inimesed tulid tänavatele ja tehti mingi hull revolutsioon, tuli mingi uus riigikord, kõik siuke värk ja nüüd on see teistmoodi, et inimesed on üle maailma ühenduses oma vahel, infovahetus on hästi kiire ja see revolutsioon ongi pigem mõttetasandil. Et inimesed ei pea enam ühes koos puntrasse kokku saama, et saaks midagi uut moodi teha, vaid piisab sellest, et omavahel ühenduses vahetatakse mõtteid, hakatakse ühiselt teistmoodi käituma ümber maailma korraga. Ja, see on õige sõnastus. Teisel kujul on nagu kuidagi see asi, see revolutsioon. Et ongi näiteks rahandusmaailmas praegu, et krüptod, et see Bitcoin on revolutsioon. See ei ole mitte midagi muud. Ta on lihtsalt teises kujus, teises vormis. Ta ei ole poliitiline revolutsioon. Või noh, ta on ka poliitiline, aga ta ei ole just see, et inimesed saavad tänaval mingi tõrvikutega kokku ja panevad mõisad põlema. See vägivallaga see asi ei laheneks enam, see ainult toodaks juurde. Võibolla ongi see, et me saame revolutsiooni teha vägivallatult. No see on see eelis praegu siis. No see tundub, et ikkagi krutitakse seda isegi meedia poolt üles, et me teeks nagu läheks mässama. Nad ei saa nagu otseselt ka seda öelda, aga see on nagu umbes niimoodi, et nagu mõjutada meid, et nagu et vaata, need teevad seal nagu me ei siis ja, siis... tahab nagu... provotseerida, on ju, sest läbi selle, ma ei tea, kuidas seda öelda, aga läbi selle, 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 kuidas seda öelda, aga läbi
kui nad provotseerivad inimesi vanamoodi käituma, siis nad saavad oma vanamoodi võimu ikka edasi mängida. Aga kui sa astud sellest süsteemist lihtsalt välja, ütled, ma ei mängi, mina ei mängi seda mängu. See ka muutuvad jõuetuks. Jõuetuks muutuvad nad siis ka, et kui minusugused inimesed ütlevad ei, ja ma ütlen, neid on nüüd 100 000 tükki, ei, ja siis on miljon, ei, ja siis on biljon, ei, ja siis ongi fucked up nende power. Et minu meelest peame lihtsalt hakkama ei ütlema. Mis ma tahtsin lisada? Selle nii-öelda ma olen nagu siuke usun nende vandenõustesse ka veits, seepärast et lihtsalt see on ebareaalne, et nagu need kõik on feigid nagu. Ja infokontroll ja kõik, et me oleme rääkinud ka siin, et et vale informatsiooni on ja siis mul tekkis küsimus, et aga Facebook ja niisugused YouTube ja niisugused kohad, et kui nemad kontrollivad seda infot, isegi kui see on vale või kus nemad nagu teavad või nagu kuidas me saame lasta nagu jällegi ennast kontrollida või kas me peaks neid inimesi, kes nagu suuremalt nagu me saame aru, et nad räägivad valet või see pole ebaoluline informatsioon, peaksime me nad maha võtma, need inimesed sealt internetist või laskma nendel tegutseda edasi. Ja universumil lasta see töö ise teha, mitte inimene ei tuleks, paneks oma asja sinna. Muidugi. See on see, et kui sa hakkad mingi asjaga võitlema, siis ta saab tugevamaks. Ja. Et just siis kuidas öelda sotsiaalsest küljest äkki, et kui sa hakkad mingi inimgrupi või teisiti mõtlejate vastu võitlema, siis nad saavad jõudu sellest. Et kui sa hakkad siin praegu hakkaksid tänavatel korreksid inimesi, et ei kommunismile plakatid käes, siis tuleks kohe inimesed ka, ja kommunismile, et sa tekitaksid ise seda vastasleeri endal, ei kuskilt. Keegi tänaval ei käi praegu ja kommunismile, aga nii kui sa läheksid tänavatele korreksid ei kommunismile, siis tuleksid need vastased. Ma ei tea, kas see päris nagu nii karm see olukord hetkel oli kohe kommunismi pooldajad tuleksid, aga mingite teiste asjadega küll, nagu teiste maailmavaadetega küll on niimoodi. Lasnamäel tapetakse ära. Lasnamäel tõesti lõuksi saada selle eest, ma arvan, ma ei tea, ma pole kindel tegelikult. Aga ma kujutan ette, et see võiks nii olla. Et USAs oli ju see teema, et Facebookis korraldati neid mingi rassismi neid proteste ja siis tuli välja, et need korraldajad ise oli Venemaalt pärit, kedagi seal kohal ei olnudki, nemad lihtsalt kutsusid inimesed tänavale ja korraldasid protesti ja siis tänu sellele tuli vastu protest. Lihtsalt tühja koha peal keerutati vahtu ülessena. Seda ma mõtlengi, et see on nii keeruline asi, et ma näen päris palju inimesi internetis, kes on nagu räägivad oma tõtt ja värki, nendel on mingi miljoni inimest jälgivad neid, aga võib-olla nad räägi kõike tõtt, aga siis tuleb YouTube sisse, tuleb Big Tech, ütleb, et sa ei tohi seda öelda, me kustutame su platvormi täiesti ära. Et kust tuleb see piir nagu, et see samamoodi, kui nemad võitlevad vastu, läheb kuskile mujale, need inimesed, kes ennem kuulasid, nad tahavad edasi kuulata. See lihtsalt teed veits nagu shadimaks seda asja. See platvorm on nende eraomand. Samas see on nagu public utility vaata, et nagu see publiku kasutuses. Kus maalt sa siis tõmbad selle piiri, et mis on siis public ja mis ei ole? Et kui ta on ikka erakätes, eraomand, siis mina ei taha, et riik minu asja kontrolliks, siis ma ei saa ju nõuda ka seda, et riik neid asja kontrolliks. See oleks ju silmakirjalik. Et kui sa paned siia laua peale, see ei pea olema internetis, kui sa paned siia laua peale mingi päeviku, ja
ja siis ütled, igaüks võib siia sisse kirjutada, mida ta tahab. Vot seda sa ei tohi kirjutada, ütleb sulle riik. Kas sa võtad selle päeviku siit laua pealt ära või lasegi inimestel kirjutada, sest riik ei luba seda kirjutada sinna päevikusse? Aga kas sa ei arva, et riik oleks niikuinii nende otsuste taga, mis praegu nagu võetakse internetist maha, sellepärast et kõik teevad täpselt samamoodi, alustab tavaliselt Twitter selle teega, siis läheb kohe Facebook järgi, kohe YouTube seal peale seda ja Google, et minu meelest on nagu, et keegi annab käsu nendele kõik. Jah, no see asi ongi juba kuskil kõrgemal. Et ma pole üldse kindel, kas meie näeme seda, mis asi seal taga tegelikult on ja kas meil on üldse võimalik näha seda. Et see käib kuskil riigist raudselt kõrgemal, on siuksed otsused. Jah. Aga me arvame, et mina arvan, et mul on mingi aimdus, mis toimub. Ja sina arvad, et sul on ka raudselt mingi aimdus, mis toimub. Aga me ei saa teada seda. Jah. See on see tõde sinu jaoks või sinu arvamus, et see, mis tegelikult toimub, see on võimatu teada, täiesti võimatu teada. Minu arvamus või on nii, et kui rohkem inimesi vaatavad sinna poole, seda paljastum see on, aga inimesed ei julge vaadata. Ja muidugi ma ei tea, mis seal on, mul on aimused, et see ma proovin suht nagu nii-öelda vaadata, et nagu, et mis reaalselt nagu, mis ma ise kogen või näen, et nagu selle järgi siis võtan nagu, mis toimub maailmas. Muidugi see on kõik selgitatav väga lihtsalt nii-öelda selle poliitika poolt, meie seaduste värkide poolt, et miks see nii on. Aga see jällegi, et nagu see, et seadus niimoodi ütleb, et see nüüd tähendab, et see on nagu see ülim tõde või. Nagu see ongi, mis mul seaduste vastu näiteks täiega on, et nagu, vaat see on nüüd Jumala poolt toodud nagu, et nagu see on nagu God gave us laws, now bow down to the laws ja need vennad, kes kirjutavad, oi, need on need, nagu nad on ühenduses seal Kaiaga ja kõigega ja jumal pohhu, et nad lihtsalt vaatavad, kuidas raha teha. Kapitalism. Võimu ja vara. Võimu ja raha. Selle taga kõik käibki see action. Mis sa arvad egost? Mis su ego niuke tase on endal? Arvamus enda egost? Kui tundlik sa oled? Ma olen ta on aastega tugevaks muutunud siukseks ühtlaseks. Et pole kunagi väga ego upitaja olnud. Pigem ma olen pidanud just kuidagi kasvatama seda nagu, kuidagi avama seda, julgemaks tegema. Ma ei ole enda arust küll mingi reme egoist olnud. Et jah, ma olen pigem just pidanud arendama seda. No lavalaudadel küll muidu. Ma olen mingi luuletanud, näidelnud ja rahvamuusikaga tegelenud hullult, mingi karakter olen kuskil olnud. Pane mulle kostüüm sellega lavale, siis ma olen shining star seal keskel kuskil. Aga eraelus on hoopis teistmoodi. Et jah, viimaste aastatega on kuidagi see, peale Austraalia reisi on kuidagi see julgus kasvanud nagu eraelus ka olla siukene veits karakter. Et anda veits elule särtsu juurde. Ja see on huvitav jah, kui karakter, need inimesed, kes vinklis ja loovruumis ja kõik on need niisugused karakterid. See on hea. Küll. Annab põnevust elule, veits nagu inimesed muutuvad sügavamaks, et nad ei ole ühepalgelised lihtsalt. Ei ole 8-5 tööl kiledress seljas ja nuudlipakna. That's my life. Slav noodle. Ja, aga no hate, siuksed inimesed on ka okeid. Ja, super.
Vinklist veel mis see nagu ma ei tea, ma lihtsalt tahtsin midagi, tahad Vinklist midagi rääkida? ja, et äkki teekski veits promo siis reklaami. Et Vinkel on siis niisugune uus kultuuriklubi Tallinna vanalinnas, Suur-Karja 8. Teeme kõik seal ise oma kätega, võimalikult vähe võtame tööjõudu ja nädala sees oleme lahti alates kella 5, esmaspäeviti oleme kinni ja laupäev, pühapäev oleme lahti 12. Et siis kolmapäeviti on meil, üritame iga õhtu ikka mingit veits programmi ka sisse teha. Nii palju kui me jõuame, et siis kolmapäeviti on meil live-muusika jam. Saab tulla ise oma bändiga näiteks või pilliga või saad laulma tulla. Et siuke veits vaba mikker, aga teised võivad ka jammima tulla. Ja siis laupäeviti on tavaliselt mingi DJ-muss. Siukene hakkabki lõunast juba pihta, et lõuna poole on nagu rahulikum, õhtu poole tempokamaks. Ja siis pühapäeviti on meil siuke asi nagu Mõnna Vibe. Et mille nime siis sina aitasid ka meil välja töötada. Ja siis ja meil on oma catchphrase ka Mõnnalt Vibe. Kuidas läheb Mõnnalt Vibe? Ja siis Mõnna Vibe'i raames ongi teeme rahuliku muusika, siuke pühapäev, joome teed, varsti peaks saama ka pühapäeviti pannkooke ja vahvleid. Ja siis saab tulla pühapäeva hommikul siuke brunchile teed jooma, räägime mingi filosoofilisi jutte ja kuulame head mussi ja ma ei tea, üldiselt võib vaadata Vinkli Facebooki lehte, seda uuendame kõige rohkem. See on siis facebook.com/Vinkel ja asemel on number 3 ehk siis 2VINK3L. Niikuinii läheb see show su sinna podcasti alla ka kuhugi link on ja. Ikka. Võt, ja kutsuks teisi ka siis, kui teil on mingeid huvitavaid ideid. Tulge vaadake see koht ülena. Raudselt teil tekib mingeid ideid, eriti kui te olete mingi korraldaja või midagi siukest, siis on päris vinge elamus. Külalised ka kiidavad. Ja kõik on hea teretulnud sinna. Minu meelest kõigile on midagi seal. Teatud päev, teatud olukord. Ja, me üritamegi ja hästi kuidagi, kuna meil pinda on palju, mingi 400 ruutmeetrit natuke pealegi, et siis meil on võimalusi pakkuda erinevatele inimestele erinevaid elamusi. Et ongi, alati meil on mingi funk live muusikast kuni tehnopidudeni välja, nii et igale maitsele midagi. Või tahad lihtsalt rentida ruume välja, siis saate ka Vinkliga ühendust võtta. Mingi ägedas sünnipäeva korraldada või mingi oma minifestari. Jah, firma üritus. Varsti saame ka köögivõimaluse, et siis saab juba toitu ka pakkuda. Saate söömas ka käia. Mingi lõunapakkumisi või õllesnäkke või midagi siukest. Ja see on vahepeal puudu, et mingi joon seal, teen asja ja siis on nagu kõht viitsi kussi välja ka enne võiks nagu. Aga varsti tuleb, varsti saab süüa ka seal. Ja, et see koht ongi meil pidevas arengus nagu, et ma arvan, et see eelmise aasta see 1,5 kuud, mis see lahti oli hoopis teistsugune kui see, mis ta praegu on. Ta on juba muutunud ka nii sisu kui tegu. Kõik see Vinkli meeskond, kes meile seal on, et me järjest rohkem nagu kasvame kokku, järjest rohkem saame aru, mis kellegi tugevused, nõrkused on. Järjest rohkem suudame nagu seda asja seal kindlamaks teha, et me kõik on hästi kasvamise järgus seal. Ja sellepärast on ka raudselt põnev külastada. Ja kuna praegu oleme nii alguses alles, siis muutused toimuvad kiirelt, et poole aasta pärast ma arvan, et te näete juba hoopis teistsugust Vinklit kui praegu.
nagu mina eelmine aasta tulin juba praegu ma vaatan, et asjad liiguvad ja see ei ole alles full nagu mineku peal ja nii tore oleks näha, aga samas mul on nagu nii happy, et nagu see on ainulaadne kogemus algusest peale vaadata, kuidas Vinkel areneb, nagu mitte täiesti algusest, nagu kuskilt sealt nagu kui te avamispeo tegite ja siis vaadata nagu niimoodi nagu niisugused kõrvalt vaates, siis päris huvitav. See vibe, mis seal, see ürgne tunne, kuhu sa lähed sinna, see on nagu tavapärane mingi klubi. Vaata, minu meelest laboris sa ei saa arugi, et kuskil vanas majas oled. Ja. Et seal on, kunagi oli seal Vinkli ruumides Suurkaar ja Patrick ja siis mõni külaline on tulnud ja öelnud niimoodi, et ta on siin eluaeg seal Patrickus käinud söömas, aga polegi seda maja nagu näinud. Et see oli kõik nii täis asju lihtsalt, aga see maja ise on üks suur aksessuaar tegelikult, üks suur sisustuselement. See on ja tunned kuidagi seda ajalugu seal sees. Ja sa rääkisid seal vaiba all on üks sümbol keldriruumis. Ja, see on 8 kand. Meil keldrisaal, see on siis üks maa all, madala palklaega. Ja siis hetkel oleme sinna vaiba maha pannud. Ja siis seal vaiba all on mingis väärispuidust tehtud põrand ja siis seal on lauad pandud 8 kanna kujuliselt. Ehk siis toa keskel on suur 8 kand, mis on siis iidne Eesti võimu ja väge koondav sümbol. Vast annab ka jõudu seal keldrisaalis. Selle arvelt jooksetegi. Selle väe arvelt. Peab seal palvetamas võib-olla käima. Tagasi andma, aitäh sulle selle tööd. Kusjuures tänulikkus peaks küll arendama. Ma aeg-ajalt avastan, et see jääb kuhugi soiku. Et ma olen nüüd hakanud universumilt vastu võtma küll seda voolu ja endast läbi laskma. Aga et see tänulikkus jääb kuidagi tahaplaanile. Ma järjest rohkem üritan nagu tekitada seda endas ka. Ja see on väga tähtis. Väga tähtis. Kuidagi see on niuke õnnelikus olemise nagu niuke pool sellest, et lihtsalt tänulik olla. Ma vahepeal, ma joinisin Distsipliini klubiga. Vladislav Loginov, kes siin oli. Seal ütles, et oleme rohkem tänulikud igat sööki. Siis vahepeal tuleb meelde vaata, sööd nagu tavaline söök, lihtsalt sööd, eks ole. Ja siis mõtled, et ma olen tänulik. Ja siis oled, naudid lihtsalt nagu, et nagu muutub eriti heaks. Ja muutub kohe nagu see mindset või nagu tuju muutub, kuidas sa sööd. Ja ma arvan, kui seda samat asja nagu implementida erinevates su elu pooltesse, nagu vahepeal ka nagu, igapäevane elu põhimõtteliselt olen töölt koju ja nagu ei ole väga tänulik ja siis nagu istud siin laua taga, tegid seda lauda 150 tundi ja läks sitaks raha ja värki ja see sai valmis ja tassisime siia ja nagu tänulikkus nagu pika aja peale ära kadunud ja siis olin nagu, et mida mitte nagu, siis mõtlesin, et oled nii tänulik, vaata mis laua sa tegid, see podcast juba hakkab, värgid-särgid kõik nagu tundsin palju paremini kohe ennast, lihtsalt, et olla tänulik. Ja vahest on üldse hetke olukordade tähenduse tahapanek nagu ka, et ma olen avastanud, et käisime sõpradega saunas ja siis ma viskasin ühe korra leili niimoodi, et panin igasse kerise nurka, natukene sortsu leili, aga iga kord ütlesin, et kuhu ilmakaarde see leil läks. Paningi kirre, kagu või telloe.
ja siis oli siuke tunne, et see leil tuli kuidagi teise vibe'iga. Et ma olin lugenud küll ja kuulnud küll, et kui sa paned asjadele mingi tähenduse taha, et näiteks kui sa teed peale, siis mõtled, et teed peale ja siis mõtled, et okei, et see läheb selle jaoks, et ma saaksin paremini fokusseerima. Või siis lähed jooksma, siis sa mõtestad endale läbi. Ma lähen jooksma sellepärast, et siis mul on parem tervis. Siuksed asjad nagu. Ma teadsin varem neist asjadest, et siis sa teed nagu kuidagi teistmoodi, siis sa kuidagi süvendad endale paremini. Aga siis kui ma selle leili ära viskasin igasse ilmakaarde, siis ma tundsin kuidagi seda sõnade väge nagu reaalselt enda peal, nagu see leil tuli hoopis teistsugune. Võib-olla ma kujutasin asja lihtsalt ette. Ja siis sealt peale ma olen hakanud ka rohkem nagu panema asjadele, mis ma teen või tegevustele, mis ma teen. Sükest nagu tähendust taha, miks ma midagi teen ja sõnastan selle enda jaoks lahti. Et siis see aitab ka teha võib-olla neid tegevusi, mis endale ei meeldi teha. Et miks ma midagi teen, ütled selle endale välja ja siis see nagu kuidagi programmeerib sul ajus midagi ümber, et sa kuidagi teeb paremini seda. Jep. No ma olen mingi niuksesse mõtteketra sattunud, et kõik meie sõnad, millega me väljendame ennast, sõnastame asju, esemeid, kogemusi, emotsioone, et see kõik on illusioon. See on meie poolt nagu tehtud. Ja nii-öelda see reaalne asi on ju väljaspool seda, mis inimene üldsegi ju nagu on. Ja see on täielik mindblow. Ja inimene, kes ei ole üldsegi selle peale mõelnud, on nagu midagi väljaspool sellest, mis on nagu meie teadvuse asi nagu. Ja minu meelest see on palju nagu, ma ei oska seda kirjeldada, ma ei saa seda kirjeldada, aga minu meelest see tundub palju reaalsem juba. See nagu väide, et nagu see asi on nagu illusioon ja nagu seal on nagu palju reaalsem asi taga, aga ma lihtsalt ei oska seda vaadata. See on nagu see, mida ma otsin põhimõtteliselt. Ja ma arvan, et see ongi niuke asi, mida ma jäängi otsima. Jaa, see on see on sinu elus edasi viib jõud, on ju. See, kus see tõde on, mis päriselt on, mis tegelikult toimub. Aga huvitav on see, asjad nii... igat pidi on nagu juba vaadatud hästi lähedale, on vaadatud hästi kaugele, on sõnastatud nii hästi ja nii halvasti ja nagu kõik on tehtud, aga ikkagi me ei saa, mis asi see on? Mis asi see on? Nagu, ei, see on laud, see on puu ja see on see kiud ja asjad ja see materiaal ja värgid. Ei, aga see ei selgita ära, mis asi see on nagu. Ja nagu kui see selgita, no, ise tegid ju selle laua, peaksid aru saama, ei, ma ei saa aru nagu ilma sõnadeta. Komponendid, mis on juhuslikult kokku sattunud. Olid need juhuslikud? Ma ei usu, et nagu see on siin. Aga vaikselt lõpetama ka. Tund pool on varsti täis. Muidugi jah, kõikidele vaatajatele, et ma soovitan Vinklisse minna. Väga, väga mõnus seal nautida aega ja suure naeratusega lähen ikka alati sealt minema. Ja Vinkel on 2 veega siis. Mitte lihtsalt Vinkel. All down below. Tšiki teed. Ja siis, mis veel? Loodan, et Vinklist ka teised, kuidas selgitada teid? Vinkli kultuuriperekond tuleks külastaks mu seda värki veel ja annaks uudiseid vaatajatele, mis toimub ja mis on järgmine step. Ja, et see võib päris äge olla teistele inimestele, kes on huvitatud niisugustest asjadest. Kas sa tahad lõpetussõnu öelda? Midagi. Kainet mõistust. Ja kui kaine sa ise oled suurem osa ajast? Kaine ikka enamus aega. Mul on küll olnud perioode, kus ei ole nii kaine, aga praegu on pigem kaine.
kuidagi seal baarileti taga enam ei tundu see ahvatlev. Tore. See on hea. Aga mitte karstlane. Et nagu mul üks vanem töökaaslane kunagi ütles, et joo õlut ja vaata naisi, siis silm särab. Ja nii ongi. See on veel paas. Aga jah, visku käppa. Vaata, vinke.